testime muuilet, tundub, et töötab. Tegin just natukene tööd hetkel siin laua taga. See on siis praegu siuke transpordiasend, mitte transpordiasend, vaid töö tegemise söömisasend. Et kui ma nüüd siit vaatan, ukse lahti, natuke rohkem ruumi. Et siin siis on meil siukene külmkapiga sahtel. Siin on väiksed stopperid käivad ette, et külmkapp sõidu ajal ära jookseks. Siin on siukene riiv. Kui see siit ära võtta, siis saab selle laua allapoole lasta. Laud käib voodiks, et see pool läheb siis siit upsti sinna istme peale, kui laud alla lasta. Ja teine pool, nagu siin näha oli, sõidab siis sahtel välja sinna istme peale. Seal on tagumine voodi. Need peatoed tuleb ära võtta, turvatool ära tõsta, siis saab siit selle osa alla lasta, mis läheb kettidega siia kinni. Ja siis on seal siuke mõnus magala. Siin on siuke väike lihtne kraanikaus, jalaga pumpad, siis vett tuleb. Siin on seal väike pump, siit pumpad ja supsti vett tuleb. Vesi tuleb siis siit paagist ja äravool on siia kanistrisse, mida siis saab tühjendada. Mõtlesin, et ei hakka mingit auku kuhugi läbi põhja puurima, et ei ole mõtet, et see kraanikaus saigi sellepärast ostetud siuke jalaga pumbatav, et väga palju vett raiskaks. Et saaks nagu häda pärast, et lased surps natuke käe peale, loputad näpud näo ära, võib-olla see tambaid või midagi, et oleks elektripump, siis kujuks seda vett palju rohkem. Et oleme päeva umbes trippinud ja tegelikult täna hommikul kallasime siit paar liitrit seda vett ainult ära ja siia läheb 17 liitrit. Siis siin taga on WC, mis ka täitsa töötab. Siin on igasugused sahtlid värgid ja need on siis siukse süsteemiga, et väike riiv on siin ees, et nad sõidu ajal lahti tuleks ja siin on siis igasugused söögigrammid ja värgigrammid ja noed ja kahvlid ja riided ja üks muud värgid. Siin on WC, täitsa töötab. Siuke väike kompaktne, siuke, ma ei teagi, matkavärk või midagi. Et luuk lahti ja siit tuleb vett pumbata ja kuule tema häda ära teinud ja kogu see värk on seal all siis pärast käib pooleks ja saab tühjendada. Et saab sisse nii sealt väljapoolt, kui on vaja tulla, kui seespoolt ja tegelikult on väga mugav, ma olen väga rahul, et ma siukse WC tegin, et juba eile sõidu ajal tekkis väiksel poisil pissi häda ja sai kohe lupsti tee ära tõmmata ja tal see poti peale ära käia. Siin on siis transportasendis 2 voodiriided, meil tegelikult vaesel lambid, mis põlevad. Ja siuke värk on, et täitsa mõnus on. Mina olen praegu rahul, et oleme siin paar korda tegelikult seda ka varem juba proovinud niimoodi üksiku töödena ja hetkel siis on käimas siuke väike Eesti trip. Näitan korra tagantpoolt ka kohe. Siin on siuksed taskud pandud veel igaks juhuks, et oleks mingit kolla kuhugi panna. Taga on siis tagavarratashoidega, siin on grill. Siin on siis väljapoolt saab WC-sse tulla, kui vaja on. Siin on siis kola igasugused. Siin kola taga tegelikult on meil ka üks sahtel näha. Seal sahtlis on siis need asjad, mida loodetavasti kolaga vaja ei lähe, nagu puksiirköis ja tungraud ja augukolmurk ja veel mingit värki. Seal on matkatoolid, poisi jalgratas. See on nüüd päiksepaneeli aku. Siit pealt tuleb siis kogu kabiini valgustus ja külmkapp töötab selle pealt. Päiksepaneeli veel ei ole, aga päiksepaneel tuleb siia katusele. Ja kuskilt siis ilmselt kuskilt siit pean augu läbi panema ja juhtme sisse tooma ja siis selle kontrolleri või selle kontrolleri, mis siis seda päikesega seda akut laadima hakkab, sinna panema. Võt, et siuke täitsa mõnusalt toimiv lahendus on minimaalne, aga kõik vajalik on olemas. Võt, seal on rahul, kõik oleme rahul tegelikult. Seal vetsu ukse peale on ka väike panipaik, sinna saab magada ees mobiiltelefoni panna. Seal on siis need USB-pistikud, mille pealt, mis tuleb ka sealt päiksepaneeli aku pealt ja toimib. Siin on siis lisasoojendus Kero, see käib mootori aku pealt.
et kui külm hakkab, saab panna tööle. Aga eks siis näes, eks siis näha ole, kui talv tuleb, et kui külm hakkab, et ilma soojustuseta me siin põrandal -7-ga, mitte põrandal, mul oli siis 2-kordne nari sees, ajutine, et selle nari peal me saime -7-ga magatud, niimoodi, et see soojapuhur puhus siia sooja ja siis mul oli pandud matt siia, et see soe läheks üles, et põrand kohe maha jahutuks, aga nüüd on siin 2 sinti peno ja küljed ja laed ja kõik on soojustatud, et loodetavasti need aknad väga palju sooja välja ei vii, aga kui viivad, siis saab siia ka asju ette panna. Tegelikult jah, akendega on see, et kui me magama lähme, siis siia käivad magnetitega pimedavad kardinad. Ja siis kui me niisama oleme, siis siukene kardin käib siia, klaasleb alla ukse peale, et sääsed ei tuleks. Ja siin on ka üks siuke proua tehtud magnetitega kardin, mis läheb siis klõpsti niimoodi ukse peale kinni, et siis saab olla uks lahti, õhk liigub ja sääski ei ole. Võt, siuke lihtne värk. Täitsa mõnus. Praegu kruisime mööda Eestit natuke ringi ja väga lahe on. Võt. Et nüüd ma olen vaatan, kus mu pere kadus on, läksid kuhugi matkarajale, ma pidin siin tööd tegema veidikene, et võtsin nüüd üles ja siis lähme kuhugi sööma. Et nagu Kesk-Ameerikas öeldakse, muy bien.